Enamasti tekitavad pesitsevad kajakad loodusest võõrandunud linnainimesele üsna palju peavalu. Rajakad, arvab inimene. Ei meeldi ei kajakate tiirutamine ega häälitsemine. Kui paljudele inimestele kajakad ei meeldi, siis Tallinna Saksa Gümnaasiumis ollakse just väga rõõmsad, et sulelised just nende kooli katusepealse oma järelkasvu ilmale toomiseks valisid. No pesa tegemine hakkas ikka juba siin 6 aega tagasi ja siis hakkas selline põnev elu siin peale, et õpilased vaatasid rohkem aknast välja, kui tahaksid siin tunnis olla. Aga siis võtsime niimoodi vahepeal aja maha ja jälgisime, mis väljas toimub, et see elus loodus nagu nii lähedal, et siin koolimaja akna taga, et siis vahepeal peab ikka selle endale selgeks tegema ja siis saab õppetööga edasi minna. Linnupere tegemised õppetööd otseselt segama ei kipugi. Ometigi on hiiglama vahva nende askeldamist jälgida ja pahatihti jääb õpetaja jutt kuulmata. Mis nad teevad siin päev läbi? Kaitsevad ennast, oma mune ja siis vahepeal on ikka selliseid erinevaid asju teevad siin, mis on natukene imelikud ka vahepeal meile. Mis moodi imelikud? Mis on imelik natuke? Ükskord nad ronisid üksteise peale. See oli siis, et kõik pillistasid ja see oli selline kõige naljakam osa vist. No mis moodi see pesa tegemine pihta hakkas? No nii palju, kui mina olen näinud, on, et samblast on tehtud, siis on puuokstest. No, kas neid segati ka pesa tegemise ajal? No vahepeal käisid teised linnud, käisid samblat varastamas, ei viitsinud ise tuua, varblased olid need linnud. Gümnaasiumi rahvas on kajaka perest nii suures vaimustuses, et linnumamma ja papa tegemistest pakutakse suisa otse pilti. Kooli itimehe abiga loodud kajaka TV-d käiakse tihti vaatamas. Ikka tore on vaadata, kuidas siin tegutsetakse ja internetist ka õhtul vaadata. Siin on neil kindel tunne, kuna meie oleme siin nagu aknadega ja hirmutame varasid ära, kui tulevad. No ma kuulsin, et olete nendele nimed ka pannud. Mis nimed neil on? Volts ja Tiiu. No, miks need nimed just? 10. klass valis need, nagu neile vist tundus, et need nimed täpselt sobivad neile kajakatele. Teie koolis on mõned õpetajad ka näiteks Volts ja Tiiu? Ei ole. See on niisama lahedad nimed, jah? Jah. 4. klassis õpib ka Inglismaalt pärit Jack Malone. Tubli poiss on 2 aastaga Maarjamaal kenasti kohanenud ja Eesti koolis käimist ta ei pelga. Meie väga raskeks kirutud keelega saab ta imehästi hakkama. No mu isa on eestlane ja ema inglane. Et mu isa hakkas mulle õpetama, siis me tulime Eestimaale, siis me tulime siia kooli, siis mul oli Eesti lisatunnid. No mis vahe on Eesti ja Inglise koolil? Oskad sa öelda? Oled sa käinud Inglismaal koolis? Olen küll. Kool nagu kool ikka, vahet ei ole? Jah, vahet ei ole. See on kena idüll, aga näiteks ehitusmehed kajakatega rahul küll ei ole. Uute katuste ehitamine majadele peaks ju kajakate pesitsuse ajal lausa seiskuma, sest pesade ja munade hävitamine on seadusega rangelt keelatud. Enamast ei malda aga inimesed oodata. Pahatihti hävitatakse munad või juba koorunud linnulapsed üsna külma südamega vaikselt ära. Aga Saksa Gümnaasiumis on lindudel seevastu vedanud. Vahvad linnud on nii õpilaste kui õpetajate südamed võitnud. Pesa pealt koos ära ei minda, et alati üks lind jääb siis siia valvama ja teine läheb toitu otsima, et just meeles on see hästi selline külm ja vihmane kevad on olnud ja peale seda ka hästi tugevasti vihma oli sadanud, et siis olid need vihmaussid siin õue peal ja siis üks lind siis käis korjas, aga ei söönud mitte neid üksinda ära, tõi nad siia katusele ja kuidas siis sõbralikult ikkagi jagati, et see on see armastuse märk ilmselt siin katusel siis ka, et lastega siis jälgisime ka, Meie linnalapsed on niisugused, kes on hästi palju lugenud lindudest ja loomadest ja elusloodusest, aga tegelikult seda loodust näha ja vaadelda, et selleks on võimalusi lastel vähe ja kui see võimalus meile kooli akna taha kätte tuleb, et siis see on eriti tore. Ja see kajakas koos oma abikaasaga
on tegelikult meile ka omas mõttes kingitus selles mõttes, et meie lapsed saavad nii-öelda käisiliku looduse vaatlust teha, sest õppimine käib ju läbi tunnetuse ja nägemise. Kõik meeleorganid peavad töös olema, kui sa elus oled ükskord seda pesaehitust ise näinud. Tead, mis etappides see käib, kui keeruline või aeganõudev näiteks on selle emase kajaka munade väljahaudumine, siis ma arvan niiviisi, et need lapsed, kes siin seda näinud on, nad oskavad hinnata igat lindu, tema pesitsemist ja ma arvan, et need lapsed on tõesti looduse sõbrad, et nad teavad seda, et igat väikest on vaja hoida ja kaitsta. Tänane koolitund läks küll vist aia taha, sest lindudest pajatamine võttis kogu aja. Eks loomulikult ajas ka telekaamera koolijuutsid veidi ärevile ja õpitöö ununes sootuks. Tundub, et ranged pedagoogiprouad seda pahaks ei pannudki. Otse vastupidi. Reporter lubati uuesti külla kutsuda, kui pesakeses ka pisiperet siutsumas on. Kohtume siis, kui pojad tulevad. Tšau! Tšau!